Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis huvikooli esindaja ja ametniku õigustes õppekavade lisamist ning nende sidumist rühmadega. Õppekava annab ülevaate sellest, milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ning õpetatakse. See on vajalik viis, kuidas näidata hariduse eesmärkide elluviimist. Õppekavadeni jõudmiseks vajuta avalehel asutusesindaja kastis olevale kooli nimele ning alla kerides jõuadki huvikooli õppekavadeni. Uue õppekava lisamiseks vajuta lisa nupule. Kavale tuleb anda nimetus, antud näitel tants, kood, mille leiad Eesti hariduse infosüsteemist ehk EHIS-est ning valikuliselt on võimalik lisada õppekavale lühikirjeldus, mis on nähtav ka lapsevanemale. Nii nimetus kui ka EHIS-e kood aga ei saa kattuda juba olemasolevate õppekavade andmetega. Õppekava saab siduda ka rühmaga, mis on kohustuslik, kui tegemist on huviharidusega ning valikuline huvitegevuse korral. See on sellepärast, et huvihariduse puhul saadetakse andmed EHIS-esse, huvitegevuse korral aga andmeid EHIS-esse ei saadeta ja õppekava vajalik ei ole. Õppekavasid saab rühmadega siduda rühmade väljal. Vajuta avalehel asutuse esindaja kastis olevale kooli nimele ning alla kerides jõuadki olemasolevate rühmadeni. Vajuta rühmale, mille soovid õppekavaga siduda. Avanevad andmed, kus meie puhul veel õppekava määratud ei ole. Vajuta muuda andmeid nupule ning avanebki vaade, kus on võimalik õppekavade tulbast sidumiseks sobiv valik välja valida. Taaskord, huvihariduse korral on õppekava määramine kohustuslik.